Mina olen Kristina. Ja mina olen Laura. Ja meie oleme Provintsi progressiivid. Räägime elust ja inimestest väikeses linnas ja suures maailmas. Milline tundub maailm pärnakale ja Pärnu maailmale? Sellest kõigest sügavalt, aga humoorikalt. Tere! Kas meil on täna, mitmes on 10 või? On 10 saade vist. Oh my god, tõesti või? Ma arvan, et on. Kas meil on Kaur kähku vaatab. Kaur jääb et kas meil on väike minijuubel? No see oleks eriti pidulik ju. Ja... Nii, Kaur, sul on pinge peal. Kui kiire internet sul on? Minijuubel detsembri ja jõulu. 10! Ja meil on 10 saade. Ja nii uhke külaline 10. saate puhul. Väga tore. Aga seda, kes on meie uhke külaline, seda te kuulate varsti. Ja no muidugi ma loodan, et olete juba lugenud podcasti episoodi tutvustusest, aga stuudios on väga entusiastlikud ja energilised Laura ja Kristina. Ja see, meie kallid, oli sarkasm. Täpselt. Võib-olla isegi iroonia, võib-olla meeleheid, võib-olla äng, võib-olla lihtsalt ajumahu lõppemine. Aga meie külaline on entusiastlik, sest et tal ei jää mitte midagi muud üle, ta peab olema entusiastlik. Ja, lihtsalt, et te teaksite, et külalisega siis saateosa on enne salvestatud, kui me salvestame seda osa, mida me praegu teeme ja siis meie energiarasud on kõik meie põneva külalisega vestlusele nii-öelda reserveeritud või serveeritud, mida iganes broneeritud, marineeritud, konstrueeritud, organiseeritud olnud. Et varsti saad hakata kuulama Indekat Pärnu, tähendab, ma küll enne halasin, et ma ei saagi öelda, et esimene intervjuu Pärnu linnapeaga, aga mis mõttes ei saa, saade läheb eetrisse siis, kui Kristen Voltenberg, kus need trummid on, Kaur paneb on Pärnu linnapea. Ja nüüd sa juba otsid välja ka. See on saate tutvustusest. See on kirjas, ja. Aga me mõlemad tulime Lauraga siia ja siis meil ei ole isegi tänast teemat ette valmistatud ja siis me otsustasime, et see on jumalast okei. Sest tead, eelmise saate teemaga ja teemadega seoses tekkis LinkedInis selline tagasi, ma just ütled, põrge väga lahe lainetus. Mis oli põnev ja uus ja ma ei lähe seda uuesti antropoloogima, sest et see on nagu lõputu auk, aga vau. Ja see oli vau. Ma lihtsalt pean selle ära ütlema, et see oli hästi põnev, seda oli hästi põnev jälgida ja mul oli väga põnev jälgida seda, et selle raames tehti jätkuvalt seda, millest me rääkisime. Et isegi selles kontekstis. Aga mina ei jätka seda. Aga mina sain selle välja öelda. Hästi, ei väga huvitav, väga põnev. Lihtsalt tead, miks see oli oluline või? See oli oluline. See oli oluline, lihtsalt mulle tundub sellepärast ja väga paljudele inimestele, kes selle võtsid ka teemaks, et on teisi inimesi, kes seda ka nii näevad ja kes julgevad sellest rääkida. Et selles osas oli see juba lihtsalt oluline. Aga mis mõte mul tekkis on see, et mulle tundub, et on 2 sorti inimesi. Laura ütles selle lause, mis mul alati selle nagu ei ole. Oota, kuule. Et on neid, kellele meeldib podcastidesse pikk sissejuhatav mula või et saatejuhid omavahel vaata natukene põrgatavad, pole ammu näinud räägivad ja siis on need, kes on nagu mingi get to the point, sest et ma olen Lillekesele saanud sellist tagasisidet, et issand kui tore, et sa seal alguses ei jutust, et sa lähed kohe teemasse ja see ongi mul nagu olnud eesmärk ja püüan seda hoida, see on tore, aga samas meie formaadi puhul mulle nagu tundub, et see on... Aga kerige edasi siis, I'm sorry. See on podcast, sul on võimalus kerida. Mina küll kerin edasi, ma kerin paljud podcastid alguses edasi ja ma saan aru, et mulle võib-olla ei meeldi see pikk jutt, aga see on meie podcast. See tuli natukene teistmoodi välja, kui ma nagu seda plaanisin või mõtlesin, see kindlasti ei peaks olema üleolev. Aga et keri edasi, see ongi hea võimalus ju. Ja ma mõtlen, et just nimelt, et vaata, nagu me ennist just rääkisime, et kui on sellised päevad, kus me tõesti tunneme, et okei, meil on raske päev, raske nädal, mis iganes, et me ei suuda oma mõtteid nii teravalt koondada, siis on ju jumala fine, kui me lihtsalt jutustamegi. Mina ei suudagi oma mõtteid teravalt koondada, sest
ma ei tea, jälle mul tuleb siin LinkedIni mingid postitused ette, kes kirjutavad, ma olen nii palju teinud, see, teine, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. asi, siis ma nagu vaatan, et kuule, järgmine on sul arstikülastus, kuhu sa jõuad varsti sellise tempoga. Aga mu tempo on septembrist kuni nüüd detsembri keskpaigani nagu nii raju. Aga ma teen seda täiesti teadlikult ja täie teadlikkusega ainult selle pilguga, et ma tean, et detsembri keskpaigast ma juba tunnen oma keha, ma tean oma toimetamist, ma tean oma toimimist, selle hind on muidugi see, et sotsiaalne suhtlus päris palju väheneb. Aga et sellepärast ei olegi neid teravaid mõtteid kohe varrukast võtta, eriti kui sa töötad nagu nädalas 4 päeva 16-17 aastastega, mis on ülituus ja ülilahe ja mis on ka minu valik sellepärast, et tegelikult ei ole ainult valik sellepärast, et ma kirjutan raamatut praegu lapsevanematele ja seal on osa ka teismeliste seksuaalkasvatusest, aga ta on mingisugune jälle selline kuidagi lainel püsimine, lainel olemine, ta on ikkagi teistmoodi see koolis igapäevaselt õpetajana õpetamine kui koolitajana koolitamine. Et need teemad jätkuvad, me saame küsida, me saame peegeldada, aga ta võtab tohutult jaksu ja energiat. Kindlasti kohe ja ka sellepärast, et ma näen neid samu mustreid. Kui ma enne tulin ja plärtsatasin Laurale, et me noortega rääkisime täna seksist ja et neid küsimusi oli seal omajagu ja oli nagu selgelt vahe, millised olid poiste ja tüdrukute esitatud küsimused, et need mustrid on see LinkedIn, on see Instagram, on see kool, on see tänav, on see ühistransport, on see, ma ei tea, poliitika, on see ajakirjandus. Läbivad mustrid on nagu igal pool mingis mõttes, ma ei saa öelda, et sarnased, aga ikkagi mingi sama nagu, ma ei viitsi öelda seda patriarhaati välja, las ta olla. Nagu te kuulete, Kris on tõesti väsinud. Ma olen jah tõesti väsinud, aga mitte kunagi lootusetu. Aga tagasisidedest rääkides, siis shout out kõikidele tööotsijatele. Ma emban teid ja ma kallistan teid ja ma ütlen, et olukord ei ole lootusetu, mitte et ma oleks endale töö leidnud. Aga ma tahan teile lihtsalt öelda, et olukord ei ole lootusetu, sest et ma tean, et mitu inimest, kes on minuga sarnases olukorras, kirjutasid mulle ja tänasid mind selle väikese monoloogi eest, mille ma maha pidasin selles olukorras olemisega. Ja mul tuli paar väga toredat vestlust nendest pöördumistest niimoodi välja, mille üle mul oli väga hea meel ja ma lihtsalt tahaks teid kallistada, sest et ma tean täpselt, mis olukorras te olete ja ma lihtsalt tahaks teile öelda, et te ei ole mõttetud jobud ja ma ütlen endale ka, et ma ei ole mõttetu jobu. Et osalt on see nagu siuke valitud teekond minu puhul, kuna ma olen ka kriitiline nende pakkumiste osas, mis minuni jõuavad, et ma ei ütle ise ka ju kõigele jah, et ma tahangi olla väga teadlik sellest, millises suunas ma oma seda elu siin edasi viin. Ja teisalt ma tahaks nagu väga avatult rääkida sellest, et kui ma olen otsustanud sellele teekonnale minna nagu üksik vapper sõdur, ja mitte kuulutada seda kogu aeg kõikides oma tutvusringkondades ja jõuda selle õigeni just nimelt läbi oma kontaktide, et siis see ei ole lihtne, aga ma loodan, et see ei ole ka lootusetu, et ma kindlasti ei ütle siin praegu, et ma olen omadega kuskil sügavas augus, mitte seda, aga et see teekond on olnud väga huvitav ja tundub, et ma olen selle tegelikult ise endale võib-olla mõneti ka nagu valinud. Ja vahepeal isegi mõtlesin, et võib-olla ei lähegi tööle tagasi täiskohaga, et minust saab vabakutseline, aga selles osas ma ei ole ka nii kindel, et kas ma ikka seda elu tahan, sest et see tundub mulle, et minu närvisüsteem võib-olla ei saaks selle nende pidevate muutuvate oludega hakkama, et mul on ikkagi väga pikaajalist kindlust vaja, et ma kuidagi suudaks stabiilselt toimida. Siuke mõte ka siia veel otsa. Ja, huvitav. Minul on jälle selles mõttes, ma ei saa öelda, et vastupidi, et mulle meeldib see, mida kollektiiv ja selline mingis mõttes nagu väike töörutiin mulle ka pakub, aga see oli minu teadlik valik, et ma nii kontsentreeritud seda teen sellel aastal, sellepärast, et ettevõtjana ma tahan ka oma ettevõtlusvabadust, ma tahan ja loovisikuna
ma tahan ka oma seda kirjutamisaega ja loomevabadust ja mida ma nagu väga hindan enda puhul ja ma väga kallistan ennast selle eest, on see, kui hästi ma olen õppinud märkama oma keha. Seda, mida minu närvisüsteem, mitte neurotüüpilise inimese, ATH-ga autisti närvisüsteem vajab. Ja kui ma enne ütlesin, et kogu selle hästi pingelise perioodi juures, mis on täiesti teistsugune sellest, mida ma 5 aastat olen planeerinud, kuidas ma oma tööd olen planeerinud just nimelt ja tänu sellele ka õppinud ennast järjest rohkem nagu märkama ja oma kehavajadusi märkama. Et ma kuidagi, võib-olla kui mul oleks, ja ma olen ju aastaid töötanud mingi tohutu tempoga enne seda, kui ma ettevõtja või ise endale tööandja olgem täpsed on ju, valisin, siis see töötempo oli ikka räige ja meeletu ja mitte ainult siin Eestis koolitades, vaid ma ei tea, Kasahstan, Kõrgõzstan, Gruusia, you name it. Sellised huvitavad riigid. Ja kui ma praegu mõtlen selle peale, mõni ütleb, et siis olid sa noorem, sul oli palju rohkem energiat. Ei, siis ma tundsin, et ma lihtsalt pean seda tegema sellepärast, et mul on mingit baasi vaja ehitada, mul on mingit kogemusi vaja kogeda. Aga kuhu ma nagu tahtsin jõuda selle mõttega, et mul on nagu nii hea meel iseenda kasvamise üle, on see, et ma ei tunne ennast pahasti sellepärast, et ma jätan näiteks praegu ära just neid asju, mis võiksid olla mind väga boostivad. Ma ei ole käinud septembrist saadik teatris, mis ei ole minu jaoks tavaline. Ma käisin ainult ühel kontserdil ja see oli Sigur Rossi oma ja see oli teraapia. Ja see on nagu huvitav enese jälgimine ja enese vaatlus olnud selles mõttes, et ma tean, mis toetab minu taastumist ja närvisüsteemi ühest küljest, aga teisest küljest ma tean, et kui see närvisüsteem on nii üle stimuleeritud, nagu ta praegu on hästi tihedast suhtlusest, minu jaoks ei ole tavaline olla 5 päeva, sest ma ju ka koolitan ja ma ju ka nõustan, eks ju, olla 5 päeva nädalas ja nii pikad tunnid pidevalt suhtluses suurte inimmassidega, noorte massidega. 70 kõlab küll, et ta ei ole mingi mass, aga tegelikult ikkagi on, eks ju, need on intensiivsed teemad, millega me seal ka tegeleme. Et nii huvitav on see, et ma ei tunne nagu ennast kuidagi pahasti või süüdi või ja ma naudin seda, et mul ei ole mitte mingit FOMO, absoluutselt mitte mingit FOMO. Aga seal kõrval on muidugi ka see, et mu abikaasa, mu pestikas, et see on ka täiesti arusaadav, et inimestel on ju ka erinevad nii-öelda toed ja tugirühmad ja sellised sotsiaalsed mullikesed ja sotsiaalsed võrgud, mis neid toetavad. Aga see on siuke hästi huvitav nagu teekond, märkamine, jälle kasvamine. Ja see on see, miks ma jällegi endiselt ütlen, et keskiga on nii nauditav ja nii tohutult uus. Ülimalt. Mul üks mõte oli, üks mõttearendus, aga jah, pean isegi tunnistama, et kahjuks lihtsalt ajaline ja emotsionaalne ressurss ei võimaldanud suurt ettevalmistust teha. Ma loodan, et kuulaja ei tunne ennast altveetuna seetõttu. Aga üks mõte, mis mu sõbranna üks päev meil ühischatti kirjutas, mis mulle väga kõlama jäi, oli see, et täiesti uskumatu, et kuidas ta ütles, et me oleme jõudnud nagu ajajärku, kus modernne naine peab minema psühholoogi juurde selleks, et osata tervet armastust vastu võtta või suuta. Ja see oli kuidagi nii tabavalt öeldud, ta kirjutas seda isegi natukene ilmekamalt, kui mina seda praegu siin suutsin väljendada, aga lihtsalt kuna see kõneleb nii tugevalt minu enda kogemusest, et mu keha läheb nagu häireseisundisse, kui keegi kohtleb mind hästi. Ja see on nagu täiesti uskumatu koht, kus olla ja me oleme väga erinevatel teemadel just nimelt sellega seotult küll sõbrannadega siin viimasel ajal arutanud, et kui lihtne on meestel leida endale uus partner. Esiteks neid on vähem, naisi on rohkem. Uuringut ma selle kohta teinud ei ole, aga välivaatluse pinnalt endale toetudes ja enda sõpradele tuttavatele on see, et mehena on väga kerge täna välja minna, et põhimõtteliselt sa võid igalt peolt nagu kellegagi koju minna ja koju selles mõttes, et mitte ainult 9 ööks, vaid pikemas vaates, et naised
väga pühendunult ka otsivad endale partnereid, et ja kui sa oled naisena selles mõttes nagu hästi eneseteadlik, et sa tead, mida sa tahad, millega sa lepid, kus on sinu piirid, siis ei ole üldse kerge leida sellist inimest enda kõrvale ja veel enam, kui sa oled nagu nii eneseteadlik, et sa naudid iseenda seltskonda, sa oled iseendale sõber ja sul ei ole iseendaga igav, et sul on väga äge elu ka ilma partnerita, siis on väga raske lasta kedagi sinna kõrvale ja veel enam, kui sinu eelnevad kogemused on olnud sind lõhkuvad, sinu usaldust iseenda teiste inimeste suhtes materdavad, et see dating scene täna inimesena, kes teab, mida ta tahab, millega ta lepib ja millega ta ei lepi, on väga keeruline navigeerida. Ja veel enam, et kui sul on olnud kogemusi, mis on soovinud panna sind sinu reaalsustajus kahtlema, väljendame seda siis nii, ja et selle pinnalt ehitada üles usalduslikku sidet, fucking hell. See inimene, kes su kõrval on, peab olema nagu väga valmis sind selles protsessis toetama. It ain't easy. See räägib jälle väsimust. Ma arvan, et selle saate esimese poole, mitte et ma nüüd seda kokku praegu võtan, ei võta, aga et see võikski täiesti vabalt kanda nime väsinud inimestest ja väsimustest, sest et pidev valmisolek reageerida tegelikult ju väsitab, ta ju kulutab ja ebaturvalises suhtes see, millega su keha tegeleb, ongi pidev võitle või põgene seisund tegelikult. Mis siis, et seal ei pruugi olla füüsilist vägivalda, aga seal on ikkagi valmisolek ennast kaitsta. Pidevalt ennast kaitsta. Ja see tuleb nendesse tervetesse suhetesse üle, sest et sinu see tunnete spektri muster on seatud nii, et kui sind koheldakse hästi, siis sellele järgneb midagi halba ja su keha nagu sa alateadlikult siis isegi teadvustagi seda endale, aga sa oled kogu aeg valmis selleks, et okei, hästi nüüd kohe läheb halvasti. Ja tegelikult sa tabasid naelapea pihta. Tead, Kris, ma viimasel ajal tunnengi, et ma olen lihtsalt väsinud. Ma olen lihtsalt nii väsinud kõigest. Et jah. Ja mis nagu veel on, mida mina ise olen kogenud minu esimese abielulahutusest, mis asi praegu 2025, ma ei tea isegi aasta, ühesõnaga 9 aastat saab sellest lahkuminekust. Ja siis teise ma isegi, mul on nii raske öelda esimene abielu, teine abielu, sest vaatamata sellele, et see esimene abielu oli küll vorm, ta sisu ei olnud, on ju. Aga mis on nagu toimunud ja milline protsess ja progress või mis iganes ta on, eks ole, võime siin erinevaid nimesid anda ja natukene seda semantikat nihutada ja tähendusi siin lisada juurde. Aga millest on vahetevahel kahju, kuigi ma olen juba nagu nii palju edasi liikunud ja neid backlash'e ja kõike seda ei ole väga, aga turvalises suhtes paraku saab hakata esile kerkima see, mis ebaturvalises suhtes ei saanud esile kerkida. Ehk siis turvalisel partneril on mingis mõttes isegi mitmekordne koormus. Muidugi seal on see kommunikatsiooni või suhtlemise osa ju hästi-hästi oluline, aga see ei pruugi ka väga turvaline tunduda alguses. See suhtlemine, avamine, ma pean hakkama sõnastama ja selleks, et ma peaksin hakkama sõnastama, ma pean hakkama mõtestama ja kui ma hakkan mõtestama, siis mul hakkab õudne. Oi, õudne. Eks, aga see ongi see turvaliste suhete juures ka selline paradoks kuidagi, et tundub, et ma olen veel katkisem kui enne, aga tegelikult on see, mis toimub pigem enamasti, ma ei saa öelda, et tegelikult on alati niimoodi, inimesed on ka erinevad, eks ju, ja seal mingid reaktsioonid on erinevad ja need lõtkud ja välbad ja millal kellelgi mingisugused asjad avanevad või mida keegi ja kui pikalt on alla surunud, aga kui mul keha nüüd tajub, et siin on turvaline olla, siis mu keha laseb üles tulla kõikidel nendel asjadel, mis on hästi tohutult olnud alla surutud ja see võib olla valus ja ta võib olla topelt valus ka sellepärast, et kuule, come on, sa oled viimane inimene, kellele ma seda nagu outlashida tahaksin
või kellele ma sellega haiget teha tahaksin või et mul on nii kahju, et sa oled mu, ma ei tea, saanud sellisena, nagu ma olen praegu. Aga just nimelt see suhtlemine, mis ka ju rämedalt väsitab. Ja teine asi, mille peale ma olen mõelnud, sorry Kaur, on see, et mida ma olen ka nüüd nagu pannud tähele, on see, et uskumatu ikka, kuidas see emotional labor, nagu mida naistelt oodatakse, see on nagu, ja mulle nagu tundub päriselt, et mida aeg edasi, seda enesestmõistetavana mehed seda võtavad, et nagu, et naine peab olema emotsionaalselt olemas, naine peab olema emotsionaalselt stabiilne, naine peab pakkuma mulle nagu turvalist kodusadamat nagu oma emotsionaalse tasakaalukuse näol. Aga siis, kui sellel naisel on nagu seda sama kodusadamat vaja, siis on nagu oi, ma ei tea, et see on nüüd nagu liiga keeruline, see on nüüd liiga raske, see lööb mu liiga tasakaalust välja. Kule, mine. See ületab mu piire. Ja mine saga, tead. Nagu, ühesõnaga, et see tasakaal on nagu nii tasakaalust väljas. Et jah, sellise... Ei, see on tegelikult see emotsionaalne töö, see oli teema, mida ma tahtsin täna üleüldsegi lauda panna, enne kui ma siin hakkasin rääkima sellest, kui väsinud olen. Ja samas ma väga tahan, või minu asi ei ole, kuidas keegi seda vastu võtab või kuidas keegi seda tõlgendab, nagu nii inimestel, nagu me siin LinkedInist rääkisime, inimesed tõlgendavad ka ju asju vastavalt sellele, kus kohas nad parajasti praegu on või millisel baasil nad on või kui palju neil mingit eelinfot mingi asja kohta on. Aga et ma ei taha nüüd öelda, et ma olen nii väsinud, et see on nii kohutav asi, et peab kaasa tundma. Ei, ma olen väsinud, ma teadvustan endale seda, aga see on okei, sellepärast, et ma tean, miks ma olen väsinud, ma tean, kus ma praegu olen, ma tean, kus tekib minu see nii-öelda hingetõmme ja kust maalt on siis kalendris see nothing planned. Need on päevad, mida ma kõige rohkem armastan kalendris. Aga ma tahtsin selle emotsionaalse töö tegelikult tuua lauda teemaks seoses jõuludega ja seoses sellega, et hakkab jälle pihta see jõulutrall ja lasteaedades õpetajate kingitused ja koolides ja värki-särki ja et kelle juures me jõulud peame ja milline on jõulumenüü ja mida me sööme ja kes teevad kellele kingitused ja kes teeb loosi ja mida keegi tahab ja et me oleksime lõunalauas või jõululauas kõik väga sõbralikud. Õnneks meil ei ole Thanksgivingut, vaata, enne jõule. Aga et see emotsionaalne töö, me endiselt ka ise hoiame seda, ja see ei ole ohvri süüdistamine, aga ka naistena ise eeldame, et naised teevad seda rohkem ja selle kuradi naisenergia ja meesenergia teemade juures see emotsionaalne töö on ka täpselt sama nagu ta on ükskõik millises süsteemis. Pane sa see esoteerilisse süsteemi või pane sa see kapitalistlikusse süsteemi, it's the same. Aga et sageli, või mis sageli, see jõuluväsimus, see, miks pühad, mis peaks olema tohutult helged ja peresid kokku toovad, ja mulle meeldib, et me oleme hästi sõnastanud nagu siin ka küll oma piirid, eks ju, et me ei sõida mööda Eestimaad ringi, me ei kappa siia sinna, me tahame olla koos, aga vaatame, et me saame seda teha nii, et kõigil jääks ka taastumisaega. Et see on nagu hästi hea, kui ma räägin nagu endast ja enda perest ja enda partnerist ja sellest, kuidas me nagu oma suhtes seda oleme ka püüdnud lahendada või olemegi lahendanud. Aga kui palju on seda eeldust, et naised teevad, naised ajavad, naised otsivad õpetajatele kingitusi, naised hoolitsevad selle eest, et meil oleks jõulumaagia ja siis see naine on see viimane, kes duši all jõuab käia ja riided ära vahetada ja lauda istuda ja siis küsib. Ja ta ei või vihaseks ka saada. Just. Ja mis meil siit laua pealt veel puudu on ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult nagu võiks otsustada ka oma keskis, et see maagia ei pea tulema sinu arvelt. Sa võid seda luua ja jõulud võivadki meile tähendada väga erinevaid toredaid ja imelisi asju, aga see ei ole aus, et osad on siis jõuluandjad ja teised on jõulukogejad või jõulutarbijad, eks ju. Ja selles mõttes on inimesi, kes ju väga tahavad seda maagiat luua, et juba see annab neile nii palju, aga tegelikult ma olen tajunud seda ka selliste inimeste puhul, et aga tegelikult nad hindavad ka seda, kui neile pakutakse abi. Absoluutselt ja mulle ka meeldib seda maagiat luua, kusjuures mina olen see lapsevanem, ma loodan,
loodan nüüd, et minu laps ei riku kellegi lapsepõlve ära, aga et meie lapsed, õigemini meie kõige noorem laps, me oleme kohe alguses otsustanud, et me ei ütle talle, et need on päkapikud, kes toovad neid asju, mida meie lapsevanematena taga ajame, otsime, toome, loome ja see ei ole jõuluvana, kes need kingitused teile välja võlub, vaid see on meie armastus, hellus ja hool, sest why the hell peaksin ma mingile egregorile andma kogu au selle eest, mida me, enamasti küll aga me jõuludega teeme ja loome. Ja sellega kusjuures ei ütle, ma just täna rääkisin oma 16-aastastega koolis, et ma ei ütle, et päkapikke pole olemas, ma ei ütle, et jõuluvana pole olemas, ma ei ole neid näinud, mina neist ei usu, aga see ei ole sama asi, et neid ei ole olemas. Mina armastan jõuluvana, mina armastan päkapikke ja mina kasvasin ühe sellise raamatukesega, mille nime mul ei ole kahjuks enam meeles, aga see rääkis ühest pisikesest päkapikupoisist ja see oli mu jaoks lihtsalt nii maagiline ja ma arvan, et lapsed peavad kasvama muinasjuttudega ka. Nad võivad kasvada, aga vaata selle laste muinasjutu taga on kellegi hool ja vaev. Et jõulumuinasjutud on okeid ja seda jõulumaagiat saab hoida, aga mitte nii. Või sa võid seda teha nii, aga see on süsteem. Seda selles mõttes, et see saab olla kellegi töö ja vaeva tulemus. Kellegi töö ja vaeva tulemus, kes hommikul avastab, et sussis pole mitte midagi, mida ma nüüd teen, kust ma nüüd võtan, mida ma nüüd muretsen. Aga see on ju see, et kuidas iga pere selle enda jaoks ka mõtestab. Absoluutselt. Minu sussis ei olnud iga päev midagi. Minu sussis ei olnud üldse mitte midagi, sest me olime vaesed. Minu sussis ei olnud iga päev midagi, aga mingitel puhkudel oli, siis jälle ei olnud, siis olid suuremad asjad, siis olid väiksemad asjad, aga see oli minu jaoks iga kord nii maagiline ja mina tundsin juba läbi selle ennast armastatuna ja et jah, mina ei ole päkapikkude ja jõuluvana vastane, mulle väga... Aga ma ei öelnud, et ma olen enda vastane. Ja, aga mina lihtsalt ütlen, et ma ei ole, sest et ma tean, et on nagu perekondi, kes ütlevad nagu hästi resoluutselt, et ei, et me ütleme oma lastele kohe, et neid ei ole olemas ja aga miks mitte? Vaata, mul on 3 last ja siis ma oma 2 vanema lapsega olen kogenud seda, et kui nad saidki lõpuks nii vanaks, ja see on minu kogemus, ma ei ütle, et see on fakt, kui nad saidki lõpuks nii vanaks, et nad küsisidki, et ütle nüüd lõplikult ja ausalt, ja kui ma ütlesingi lõplikult ja ausalt, siis nad ütlesid mulle, et aga sa oled valetanud kõik need aastad. Ma küsisin sult ausalt ja sina ütlesid, et need on päkapikud. Ja, kogemusi ongi erinevaid. Minu jaoks on see olnud alati seotud nagu sellise ootusega ja salapäraga ja ühed kõige ilusamad lapsepõlve mälestused mul on nagu jõuludest ja siis, kui ma istusin akna peal ja ootasin jõuluvana. Et jah, ma tahaks öelda, et need kogemused on hästi erinevad ja lõpuks iga pere nagu peab enda jaoks otsustama selle, mis on nende jaoks õige. Ja, ma ei püüagi öelda, et keegi teine peaks otsustama, lihtsalt nagu natuke võiks mõelda selle peale ja see väljund ei pea olema see, et ma ütlen, et jõuluvana ei ole olemas, päkapikk ei ole olemas, aga nagu päriselt. Et kes need on, kes loovad selle. Kes on see, kes loob selle, kes on see, kust see tuleb. Sellega ma olen nõus. Ja kui see töö ära kaoks, kui kõik naised otsustaksid, ja enamasti need on naised, eks ju, kõik naised otsustaksid, et me ei tee jõulude ajal neid asju, see maagia siis püsib. Ja ei, sellele ma kirjutan 100% alla. Ütlen, et meil ei olnud teemasid ette valmistatud, aga nüüd me oleme pool tundi jutustanud. Kas me tahame veel jutustada? Ma arvan, et me võiksime anda sõna... ma ei tahaks öelda siis nüüd Pärnu maagilisele linna peale. Aga nagu ma ütlesin, enne me siin küll hädaldasime, et see ei ole küll esimene intervjuu linnapeana, aga kui Intekas läheb eetrisse, on see siiski intervjuu linnapeaga. Tere tulemast, Kristel Woltenberg, Pärnu, meie silmis siis praegu tulevane linnapea, aga ikkagi linnapea. Ja meie seekordse osa külaline on peatselt siis ametisse õnnistatav Pärnu linnapea tulevane Kristel Woltenberg, tere! Tere! No mis tunne on sellise tutvustuse peale? No vahva tunne on selles mõttes, et tegelikult on ju ootus ja see ootus on veninud päris pikaks. Aga tõsi on ka see, et demokraatia on pikk protsess ja me oleme pidanud ära ootama siis kõik vaidlustused ja kõik muud juriidilised protseduurid, et tõepoolest valimistulemused võidaks välja kuulutada. Nüüd on see tehtud ja nüüd siis ootame kõigepealt
3. detsembrit, kui volikogu tuleb esimest korda kokku ja siis juba teist volikogu ehk 8. detsembrit ja siis lõpuks saab ka linnavalitsus paika. Nii et võt alates sellest saab juba tõesti öelda linnapea ja ma ei hakka üldse salgama, väikene ootusärevus on ka ja see on väga meeldiv. See oleks ka imelik, kui ei oleks, ma arvan. Aga meie räägime siin saates inimestega, kes on Pärnust ja kes on Pärnu ja kelle jaoks Pärnu on üks eriline koht moel või teisel. Kes sa oled, Kristel, kui me mõtleme Kristel Pärnu, Kristel Pärnakas? Jaa, ma olen pärnakas, ma olen põline pärnakas. Ma olen sündinud Pärnus, ma olen Pärnus käinud Tammsaare lasteaias, siis käinud toonases Pärnu esimeses keskkoolis, mis on nüüdseks Pärnu ühisgümnaasium. Olen siit läinud ära Tartusse õppima, peale seda siis tulnud Pärnusse tagasi. Kord vahepeal veel, tõsi üle 10 aasta olnud Tallinnas, sest Pärnul paraku ei ole pakkuda kõiki neid unistuste töökohti ja ameteid, mida võib mujal täita ja mul oli väga-väga suur õnn ja rõõm olla 12 aastat ka Tallinnas väga põnevatel väljakutsetel. 4 aastat tagasi oli otsus päris kindel, et tulen Pärnusse uuesti tagasi. Nüüd on minu põhikodu ja kodu, mida ma tõesti ütlen suure tähega kodu, taas Pärnus. Tallinnasse on jäänud ainult väikene korter, loomulikult ka abikaasa selline alaline peatuspaik ja talu Võrumaal. Nii et me jagame oma elu 3 linna vahel, aga kodu on ikkagi Pärnus. Miks Pärnu sinu jaoks on kodu? No Pärnu on minu linn. Ikka on nii ju, et kus sa sündinud oled, see südamesse jääb. No ma usun, et vähemalt enamus inimestel see niimoodi on. Ja mul on tohutult hea meel, et see ei ole mitte ainult minu linn. See on täna veel ka minu 86-aastase väga krapsaka ema linn. See on minu poja linn, see on minu poja linn ja see läheb mulle korda. See on ka üks väga selge ja hästi-hästi lihtne põhjus, miks ma tahan tõesti südamest, et see linn iga päev oleks kas või kriimukene parem, kui ta oli eile või täna. Aga me oleme hästi palju siin saates rääkinud oma külalistega sellest, et mida see linn meie jaoks nagu tähistab ja väga suur osa sellest on täitsa kattuv, mida on hästi hea meel kuulda, et see annabki tõestust tegelikult sellele, et Pärnakal on see pärnaka identiteet, et vaatamata sellele, keda me valime, meid kõiki siiski seob ka see 1 või 2 miskit, mis meil on ühised. Mis sinu jaoks Pärnu on? No maailma parim elukeskkond, see on tõesti parim elukeskkond planeedil Maa. Ma olen selles absoluutselt veendunud ja see on kohe niimoodi mitte ainult suvekuudel või siis vastupidi, pärnakate jaoks tegelikult, kui pärnakatega rääkida, on ju ka põnev, et pärnakad võtavad seda madalhooaega hoopis teisiti, eks ole. Et see on isegi natukene nagu selline magus aeg ja mulle tegelikult endale kõige rohkem meeldivad pühapäeva õhtud, kui ma tihti lähen ja istun oma kodumaja trepil. Algul seda peeti veidraks, nüüd on inimesed, kes mööda lähevad juba harjunud, et ma istungi kodumaja trepil ja tegelikult vaatan seda, kuidas puhkajad lähevad vaikselt ära, nad pakivad oma autosid, sõidavad välja ja tegelikult algab selline välja hingamise ja mõnulemise aeg siis Pärnakale ja pühapäeva õhtuti, ka siis, kui on suvine kõrghooaeg, on kõige mõnusam mu meelest minna luusima meie lõpututesse parkidesse. No ma käin seal tõsi iga päev, sest mul on väga vahva koer ja ma elan pargi veeres, rannapargi veeres, mis tähendab, et meie hommikud algavad niikuinii alati pargis ja lõppevad ka alati pargis. Sinna päeva sisse jääb veel ka linnalähedasse metsa, kindlasti üks pikem jalutuskäik. Aga jah, need pühapäeva õhtud on kuidagi selline rütm, selline mingisugune ambiaans, mis, kui prantsusekeelset sõna kasutada, või õhustik või olustik, selline eriline, mis mulle tohutult meeldib. Ja muidugi see lummav tegelikult vaikus ka talvistel kargetel hommikutel.
tänavatel või siis need kuldkollased lehed, meie lõputud imelised alleed, et noh, just on sügis lõppenud, aga kindlasti te ise olete ka tunnetanud seda, et te lähete mööda neid pikki alleesid ja mõnikord kohe vihuti tee pealt maha ja sinna lehtede sisse ja sahistate jalgadega, see on eriline tunne. Et suurlinnades sellist tunnet ei ole, aga pärnakas võib tunda enda linnas ennast ikka tõesti väga, väga mõnusalt, väga hubaselt, et võib-olla ei ole päris selline Taani hüke olustik, aga midagi sellist päris kindlasti. Ja inimesed, et ikkagi on niimoodi, et inimestes on teistsugune rütm, ma naudin pärnaka rütmi ja ma naudin seda pärnakana ja eriti naudin ma seda peale seda, kui ma olen olnud pikalt, eks ole, ära ka Tallinnas ja Tallinna perioodil olin ma ju ainult nädalavahetuse pärnakas. Otsapidi oli see tore selles mõttes, et see andis nagu väljaspoolt sissevaate ja märkasid neid asju, mis on hästi, märkasid ka neid asju võib-olla, mida saaks nagu järele aidata. Aga selline pärnaka rütm on teistsugune ja nüüd ma olen sellesse rütmi, mulle endale tundub mõnusasti sisse elanud uuesti ja seda vahetada nagu ei tahaks. Seda on nii mõnus kuulata. Me oleme just, minu abikaasa ei ole pärnakas, tema nüüd nii-öelda sisse sõitnud pärnakas, aga mida me oleme nagu peegeldanud on see, et kui me ei saaks mitte kusagile enam siin maamuna peal reisida, siis see ongi see koht, kuhu ma nagu jääksin. Jaa, väga vahva. Mul oli tegelikult kunagi selline mõte, elus oli ka valikuid, et kuhu edasi või mida edasi, siis ma ütlesin alati, ja mõtlesin iseenda jaoks, et ainus alternatiiv võiks olla Haapsalu. Ja ta on veel pisem, aga vot seal on see sama mingisugune oma selline rütm, kihvtid inimesed, kihvtid nurgatagused, sõna otseses mõttes käid samamoodi mööda neid vaikseid tänavaid ja ega tegelikult inimene vajab rahu ja vaikust. Sa võid rahmeldada esmaspäevast reedeni ja ettevõtjana tegelikult 7 päeva nädalas, eks ole, aga sul on vaja sellist kestlikku head enda kohta ja ma olen alati mõelnud ka seda, et Pärnu, miks ta veel nii hea on? Sa lähed oma kodust välja, olgu see maja, olgu see korter, olgu see ridaelamu ja kui sa ikka aeglaselt longid, sellise poole tunni tee kaugusel on sul ikkagi mingisugune roheala või selline koht, kus sa saad istuda pargipingile, ma ei tea, scrolli seal siis enda telefoni või võtta raamat kätte. Mu unistustes see teekond lüheneb ja mida ma kindlasti ka uues ametis proovin eest kõneleda, on see, et meie pargid, meie imeline linnaloodus hästi säiliks ja hästi edasi areneks. Et me peaksime sellest linlastena väga-väga lugu enda jaoks, oma linnakülaliste jaoks, et see teekond veelgi lüheneks, et see on parim vaimse tervise probleemide ennetaja, et ei ole vaja tablette, on vaja minna lihtsalt toa uksest välja, eriti siis, kui on võib-olla pahad mõtted või muremõtted ja lihtsalt minna kas või linnaloodusesse ja tunda ennast hästi. Mida ma panin praegu tähele oli see, et ma ütlesin, et oma abikaasa ei ole pärnakas, ta on sisse sõidud pärnaka, siis mul oleks häbi enda. Tegelikult mul ei ole häbi, aga mõtlesin, et sest me oleme Lauraga siin varasemates saadetes natukene niimoodi hammast teritanud nende inimeste peale, kes tulevad Pärnus ainult suvel ja siis ütlevad, et me oleme pärnakad, me oleme nüüd suvepärnakad ja siis nad sõidavad ära Tallinnasse tagasi ja nende jaoks see Pärnu ongi, ma ei tea, rand ja tenniseväljakud ja siis on nagu siuke tunne, et kas ma olen väiklane sellepärast, et ma arvan, et need inimesed ei ole. Mulle nagu tundub, et see vajab aega. See vajab just nimelt seda, mida sa rääkisid, seda Pärnu tempo tajumist ja selles tempos olemist, see selline, me ei saa öelda, et see on kõikide jaoks pärnaka identiteedi osa, aga mulle tundub, et sul on vaja seda tervikpilti, seda tervet aastaringi ja võib-olla mitte ainult tervet aastaringi, vaid see talv, mis on lumine, see talv, mis ei ole. Tead, pärnakaks olemine on ikkagi olemise viis, mulle tundub, ja kõik ei saa ja ei tahagi nii olla, aga sa mainisid rannaparki. Mulle tundub, et me peame kohe asja ära klaarima. Klaarime.
et kuna eelmises saates käisid meil granditegijad, siis mulle tundub, et ikkagi väga palju jäi sellel ühel konkreetsel situatsioonil, millest sina juba tead, millele ma vihjan, jäi ridade vahele. Et mis kana selle grandiga siis seal kitkuda oli ja miks see nii tuliseks läks? No tegelikult ega kana kitkuda ei olegi ja võib-olla siis, kui sa ütlesid, et klaarime. Ja sellest otsast ka, et kuidagi on jäänud võib-olla tõesti õhku selline mulje või mõte, et minul oleks midagi või minu mõttekaaslastelgi midagi selle vastu, et festivalid Pärnus toimuvad. Kaugel sellest, ma korraldan ise ka, juba 8 aastat olen korraldanud ühte kesksuvist festivali ja selles mõttes ma väga hästi tajun ja taipan, mis on korraldaja rõõmud, mis on korraldaja mured ja kõik festivalid on täna ja ka homme ja ülehomme kindlasti Pärnusse oodatud. Täpselt samamoodi Beach Grind. Lihtsalt rannapark ei ole valmis vastu võtma nii palju inimesi ühes ajaühikus olukorras, millises ta täna on, eks ole, et tegelikult me nägime just eelmisel aastal, nüüd siis möödunud suvel seda, midagi ei ole teha, aga väliürituste puhul see risk on ja seda peab ka korraldaja arvestama ja seda peab ka korralduseks loa välja andev linnavalitsus arvestama, et see asi võib minna päris nukraks. Ma usun, et korraldajad ise olid ka väga kurvad selle olukorra üle, et nad ei olnud ju loomulikult õnnelikud või uhked selle üle, milliseks see rannapark muutus ja tegelikult ju nädalaid oli see rannapark suletud. Aga see ei tohiks olla meie eesmärk, et me tekitame loodusele kahju ja siis hakkame seda usinasti korda tegema. Me peame kohe mõtlema, et mis on need õiged kohad, kus me saaksime ikkagi nii suuri ja nii populaarseid festivale teha. Ja tegelikult neid kohti ju linnaruumis on teisi ka, kui see kaitsealune looduspark, mis lihtsalt ei pidanud sellele pingele vastu. Ja mul on kurb mõelda, et selline indikatsioon või arusaamine, et see rannapark ei ole kõige parem koht, ei tekkinud ju mitte sellel aastal, vaid juba eelmisel ja ka üle-eelmisel aastal. Et siin oleks ikkagi veel ametis olev linnavalitsus pidanud ka korraldajaga paremini need asjad läbi rääkima, need ootused läbi rääkima ja võib-olla panema kohe õla alla, kas siis looma seda vajalikku taristut juurde. No võtame näiteks võrdluse, et meil on ju ka selline vahva festival nagu Öövalgel. Sel korral oli ta siis tõesti koondunud üksnes tüün ja sellist linnas ringi liikumist ei olnud, aga varasemalt on ju liigutud parkides ja seal liigub ka mitme päeva jooksul päris palju inimesi. Aga lihtsalt see koormus ühel ajahetkel ühes kohas, pluss eks ole need kehvad ilmastikuolud, pole kunagi tekitanud selliseid pingeid. Ja vot siin tulebki leida siis nüüd selline mõistlik tasakaal, et kuidas me saame oma ägedad festivalid peetud ja samal ajal me oma elukeskkonnale ei tee liiga ja kõik on õnnelikud. On linlased õnnelikud, on külalised õnnelikud, on korraldajad õnnelikud. Me peame lihtsalt leidma need hästi head lahendused ja need ei ole kuidagi moodi kuskil nii-öelda nurga taga peidus või kinni, tuleb nendest asjadest rääkida ja üheskoos sammuda. Aga kui me räägime näiteks grandist või grandi mastaabis festivalis, siis kas me tahame seda ikkagi hoida linnaruumis sees, eks ole? No see on juba küsimus korraldajale, et kui korraldaja on valmis korraldama seda ka väljaspool linnaruumi, siis loomulikult, aga ma olen aru saanud, et antud konkreetsel juhul ikkagi see Beach Grindi identiteet, eks ole, on seotud ka beach, rannaga, praegult on ta rohkem olnud nagu park grind, oleme nüüd ausad, eks ole. Et tore olekski, kui ta võib-olla kolikski rohkem siis nii-öelda sellele rannaalale või akvatooriumile ja me leiaksime seal sellise hea väljundi. Samas, kui korraldaja ütleb, et ta on valmis seda väljaspool linnaruumi tegema, siis
miks mitte, aga ma küll ei näe põhjust selle festivali või mis tahes muu festivali linnaruumist välja kolimiseks. Linnaruum on ikkagi käega katsutav, kindlasti paremini ligipääsetav. Me oleme, ja ka ma ise olen ju tegelikult pakkunud alternatiive, sellised võib-olla rattaga 20 minutit sõita, aga need alternatiivid ei ole olnud sobivad ja ma saan sellest ka täiesti aru, see ei ole etteheide. Jah, sest et grandi üks võlu just ongi see, et sa saad sinna lihtsalt jalutada. Jah, absoluutselt. Et sa saad kesklinnas jalutada. Üks asi, mis mulle veel kõrvu jäi ja millega ma hästi samastun, on Pärnu pargid ja Pärnu rohealad. Mulle meeldib ka Pärnu just nimelt selle vabariigiaegse linnakujunduse poolest, et meil on need suured rohealad siia tekkinud. Ma väga tahaks, et need säiliks. Ma olen oma pahameelt väljendanud selle üle. Mul üks sõber muidugi ütles, et ise kolisid ka sinna põllule, et ma elan siis Maie rajoonis seal, kus see uus nii-öelda kvartal tekkinud on. Ja ma tõesti ei arvanud, et sinna minust veel ettepoole ehitatakse maju, sest et need on täitsa seal nagu kergliiklusteel on ja ma saan aru, väga paljud inimesed ütlevad mulle, et jaa, aga see ei olnud seal mingi mets on ja et see oligi mingisugune, ma ei tea, puisniit või mis iganes nimetuse me sellele anda tahame, aga mulle lihtsalt tundub, et me oleme linna ehitamas ebamõistlikult täis ja ma ei tea, kas see on minu selline nagu ebaprofessionaalse pilgu läbi, ühesõnaga ma ei ole ju ise linnaplaneerija aga mulle lihtsalt tundub, et me võtame kõik sellised ütleme siis mitte hooldatud rohealad linnast maha, sest et mina olin harjunud sellega, et mul oli hästi kõva linnulaul seal ees, linnud tegid oma pesasid sinna, ma nägin rebaseid, ma nägin jäneseid, neist mitte kedagi ma enam näinud ei ole, ja mina väga tervitan linnaloomi, et mis see sinu nägemus või peegeldus sellel on, sest et ma tean, et ühelt poolt sa majandustegevus, kes ei peaks majandustegevust oluliseks, et sa pead seda oluliseks, teiseks sa pead oluliseks seda, et need rohealad säiliks, et mis tunnetus sul selles osas on? Ma kuulsin, kuidas räägib ehtne pärnakas. Võt see ongi tegelikult täpselt see sama, eks ole, et kui sa oled harjunud rohelise elukeskkonnaga, see on hästi orgaaniline osa sinu igapäevasest toimest ja elukeskkonnast, siis sa ei soovi sellest loobuda. Ja siin nüüd ongi see sama asi, et kui sul on park suletud 5 nädalat, siis sa kehitad õlgu, ütled, et see ikka ei lähe küll ja oled lausa nagu pahane ja kuri ka. Ja mitte ainult pärnakad, vaid et tegelikult tulevad ju Pärnut külastama nende samade parkide ja rohealade pärast meile ka spa-külalised. See, mida ma näen seal samas rannapargi veeres elades, on ju see, et meie erinevate spaade külalised lähevad ja kõnnivad mõnusasti nendes samades parkides, kes kõnnib, kes teeb jooksu, kes teeb lemmikloomaga kiiremat sörki või tasasemat kõndi, et need võimalused on tegelikult hinnatud ka meie linnakülaliste poolt. Ja siin nüüd ma mõtlen nagu tagasi, sa rääkisid Eesti Vabariigi ajast, tõsi, et kui üle 100 aasta tagasi meie legendaarne linnapea Oskar Aleksander Brakman suutis ühtekokku kenasti kaardile asetada pargid, sest tegelikult me ju naudime parke sellest ajast ja sellise konfiguratsiooniga, ehk et tegelikult me oleme, vaadake meie parke, et need ei ole sellised pikad sirged tänavad või pikad sirged alleed, vaid et meie pargid on selliste kiina-kääna teedega ja see on väga teadlik valik, et tekiks sellise nagu linna-metsa tunne, et see on Brakmani idee puhtalt. Ja samal ajal tuua linnatööstus, samal ajal tuua raudteed, need on tegelikult täpselt need samad asjad, lihtsalt 100 aastat on edasi läinud, aga meil on samad küsimused, mida me peame täna täpselt samamoodi suutma panna nagu ühele kaardile, selles mõttes linnakaardile, et tööstuse, paneme raudtee ja selle arenemise ja arendamise ülivajalik, selles ilmselt ei ole vaja täna enam kedagi veenda, et see on meile ainult kasuks. Ja samamoodi ka ikkagi selle hea elukeskkonna, mida me väga naudime. Mis puudutab muidugi elamumajandust, mina ei ole ka spetsialist. Me peame tegelikult tõsiselt mõtlema nendele asjadele elamumajanduse poolest
eeskätt vaatega nii, et mitte ainult 5, 10 või 15 aastaks ette, vaid vähemalt 50 aastaks ette, et ma kujutan ette, et me siin nüüd kolmekesi istume, püüame ette kujutada, et mis on 50 aasta pärast, mina olen siis 107, võib-olla olen veel elus, võib-olla ei ole, on ju. Aga ega me täpselt ei tea, sest maailm areneb tohutult kiiresti, aga me peame siiski suutma ette kujutada, et see, mida me täna teeme, jääb meist ju pärandina väga paljudeks aastakümneteks, et mitte öelda järgmiseks 100 aastaks. Ja see mu meelest on nüüd üks koht, mida Pärnu ja pärnakad peaksid endale võib-olla natukene nagu paremini selgeks tegema, et tõesti, millist linnaruumi me ikkagi endale ja oma järeltulevatele põlvedele soovime. Meil on praegult just ju käimas ka selline väike projektikonkurss, väike tegelikult suur, mis puudutab Pärnu vanasilda ja proovime siis saada hinnangut ka sellele, et kas näiteks silda oleks võimalik ka taas avada. See kõik päeva lõpuks sõltub sellest, kui palju on rahalisi võimalusi, aga vähemalt me täna kaalume neid võimalusi ja miks me seda teeme, on just nimelt see, et kui me üks kord seda silda nüüd renoveerime, siis lähema 50 aasta jooksul teist korda seda renoveerimist ju ette ei võeta. Järelikult me peamegi täna väga põhjalikult ära kaaluma, mis on need võimalused ja parimad, meie tänase arusaamise kohaselt parimad võimalused ka järgnevateks aastateks. Ja sellepärast mulle väga meeldib, et me tõstsime julgelt lauale nii silla, mis ei käi lahti, kui ka silla, mis käib lahti. Ja ma veel kord rõhutan, lõppkokkuvõttes, tõsi, määrab raha, aga kui see ei ole niivõrd keeruline, see konstruktsioonid ja niivõrd palju raha mahukam, siis miks mitte? Millal Pärnus piirkiirus 40 peale läheb ja millal saab linnast päriselt jala käia ja rattasõbralik linn? Ma küsin seda mitte nagu üldse kriitikaga sinu suunas, sa alles asud sinna toimetama sellisel positsioonil, nagu sa asud linnapeana. Aga kui ma nagu kuulan seda, et lastesõbralik linn, peresõbralik linn ja vaatan nagu, ja ma ei räägi ainult Pärnust, eks ju, ma räägin erinevatest linnaruumidest ja valimisprogrammidest, siis unustatakse ära, et lapsesõbralik tähendab ka seda, et me arvestame sellega, et need lapsed on jalakäijad suures osas või et nendel lastel oleks turvaline rattaga sõita, rattaga kooli jõuda. Ma vaatan oma kooli ees, näiteks mina töötan gümnaasiumis, kooli ette on pargitud nii palju autosid, et ma nagu ei kujutagi ette, et kes nendest autodest kõik sealt välja tulevad, aga ju need meie enda õpilased on, eks ju. Samas ma ei arva, et asi on ainult selles, et see rattataristu või õigemini siis kogu see rattateede võrgustik ja värk, et asi ainult selles on, aga mulle lihtsalt endale tundub väga palju asju, mida me peame elementaarseks. Sa ütlesid, et 100 aastat on mööda läinud, eks ju, 100 aastat mööda. See tähendab seda, et meil on nagu tohutult autostunud see linn, kuigi olles Tartus elan nüüd vahepeal siin aastaid, et ma ütleks, et Pärnus on pilt veel nagu kuidagi talutav hetkel. Aga kogu selle pika jutu kokkuvõtteks, et kas meil on lootust, et linnaruum muutub sõbralikumaks jalakäija jaoks, rattajuhi, ratturi jaoks? Jaa, lühikene vastus on jaa, aga pikem vastus on see, et tegelikult täna ju olen ma ka olnud 4 aastat volikogu liige, olen ka praegult volikogu liige, nii et seisin ju suvel enne suvepuhkusele minekut volikogu ees siis muudatusettepanekuga, mis puudutas kesklinnas ja rannapiirkonnas, eeskätt just rannapiirkonnas piirkiiruse vähendamist, sest tõsi on see, et see on eeskätt suvel mitte ainult meie pärnakad, vaid ka linnakülalised ja lapsed rõõmsalt ranna poole juba oma mõtetes kilkamas ja silkamas. Selline piirkond, kus kindlasti peaks olema piirkiirus vähendatud ja läksin julge ideega, et see piirkiirus võiks vähemalt suvekuudel olla vähendatud 30 kilomeetrini tunnis ja põhjendasin ka seda,
Teine asi muidugi on meie need parema käe reegliga ristmikud, eks ole, pärnakas sõidab neid lobedalt ja on harjunud kogu aeg vaatama, et mis ta paremal käel toimub, aga küll mitte meie linnakülalised. Et see kindlasti rahustaks liiklust ja meil kõigil, ehk kõigil teekasutajatel, jalakäijatel, ratturitel, mootorsõidukijuhtidel, kõigil oleks võrdselt palju turvalisem, sest ega kui igapäevaselt ise oled roolis, ega sa taipad ühel hetkel, et ega väga palju üle 35 kilomeetri tunnis selles piirkonnas ju ei sõidagi. Ma ise täitsa lausa jälgisin spidomeetrit, aga siis kuulsin juba neid ideid ka linnavalitsusest, et kesklinna piirkonnas see 40 ala on kavandatud, nii et mul ei olnud põhjust isegi selle seaduse muudatusega edasi minna, vaid et jääda siis lootma ja ootama ja mõnes piirkonnas see tõepoolest ju ka nõndamoodi on sätitud ja kui me nüüd vaatame nagu koolide juures, siis mu tee viib kord päevas ka Mai koolist mööda, no seal on näiteks 30 ala või ka Tammsaare kooli juures on 40 ala, on 30 ala ka lasteaedade juures, et tegelikult need kiirusepiirangud on meil juba olemas, või võtame vabakooli 30 kilomeetrit tunnis, me kipume mitte seda kiirusepiirangut märkama, ütleksin ma, ja vot see on natukese pahasti. Aga jah, kui ta näiteks oleks üldiselt 40 kilomeetrit tunnis ja seal, kus ta juba on 30, siis loomulikult 30, ega siis keegi ei hakka teda 40 peale tõstma, see sobiks ka minu mõttemaailmaga ja just nimelt selle kõigi teekasutajate turvalisuse printsiibiga, nii et sellega me kindlasti tegeleme ja toimetame edasi ja tagasi tulles silla juurde, et ka silda on plaanis natukese laiendada, mis siis selles uues projektis, mis siis annaks võimaluse paremini jalakäijatele ja ka näiteks jalgrattaga liiklejatele ka silda ületada, et see teeb mulle juba ette meelerõõmsaks. Aga no ma kuulan sind, muide ma igaks juhuks ütlen, mina ikkagi ütlen kuulajatele, et me leppisime kokku, et me tohime sinatada, et ma kuulan sind ja selles mõttes su ideed ja su väljavaade on hästi sümpaatne, aga sinu partnerite vaated on mulle vähem sümpaatsed, on ju, et kellega ta nüüd koalitsiooni loote ja kui ma kuulan sind entusiastlikult rääkimas parkidest, siis ma mõtlen Tallinna peale, kus ma isegi ei räägi mitte isegi EKRE-st, vaid Isamaast, kes ütles vist, et nii, et nüüd lõpuks ometi hakkame me jälle linna hooldama, et kaotame ära need kohutavad ülekasvanud, ma ei tea, teeääred ja nii edasi, kuigi me tegelikult täna teame, et biomitmekesisuse poolest on meil just nimelt seda vaja, meil on vaja seda selleks, et linn suudaks ise oma temperatuuri nagu tasakaalustada, kuumematel perioodidel me ju ei taha, et meil loomad, linnukesed, putukad, sipelgad välja sureksid, tänu kellele meie siin üldse püsime ja nii edasi, et sellised baastööd, millega me kõik võiksime täna tuttavad olla, et mul tekib lihtsalt nagu kahtlus, siis kui ma mõtlen nagu näiteks EKRE peale ka, et mulle see tundub ikka väga siuke autostunud erakond, et kui kerge või keeruline saab teil olema neid ideid ja vaateid omavahel siduda? Ma arvan, et ei saa olema keeruline, sellepärast, et tagasi nüüd natukene aega minnes see koalitsioon, mis on moodustatud tõepoolest ju koosneb 5 partnerist ja 5 ka üsna mandaatide poolest, eks ole, võrdsest partnerist, juba see, kuidas me koalitsioonilepingut kokku leppisime ja neid ideid kokku leppisime, meil ei tekkinud põrkemomente. Ja kõik see, mida sa ka puudutasid, eks ole, et see sama linnakeskkond, ka kõik need teemad on meil tegelikult ju läbi räägitud ja päris palju neid elukeskkonna teemasid eeskätt on hästi selgelt toodud ka koalitsioonilepingusse, et kui me vaatame seda tänast koalitsioonilepingut, siis mina olen väga uhke, ma olen tõsiselt uhke selle üle, et see vaatab Pärnaka poole. See tõsiselt vaatab Pärnaka poole, kes siin igapäevaselt elab, vaatab ka keskkonna poole ja seal on lausa, kui sa nüüd ka parkidest rääkisid, siis me oleme need asjad ju ka oma lepingusse sisse kirjutanud, lepingule tuleb ka selline tore loomulikult töökava või tegutsemiskava juurde, mis neid printsiipe rohkem lahti kirjeldab. Aga võtame kas või see, et me räägime Rannapargist, me räägime Siinmaa pargist, me räägime Annemõisa pargist, me räägime täna sellest, et
kui me ka uue silla puhul mahasõitu planeerime ja siis Vaasa parki, see on siis teatriesine park, eks ole, et vaatasime üle ka selle Vaasa pargi esmase projektdokumentatsiooni, aeg on läinud edasi, me oleme saanud targemaks, me näeme ka selles projektis küllalt palju kivikatet, aga me juba teame, oma kogemusest, eelnevast kogemusest pisut targemaks saanuna, et seal võivad tekkida järgnevad kuumasaared, oleme juba kokku leppinud, et sellised ohukohad vaadatakse üle. Ja ma ise ütlen, et mul on endal väga-väga hea läbisaamine tänase linnaarhitekti Siim Oravaga. Me oleme istunud ja arutanud erinevaid mõtteid ja tegelikult ma küll näen, et see saab olema selline nii koalitsiooni tasandil kui ka linnavalitsuse tasandil selline hea ja konstruktiivne koostöö ja kui me nüüd oma koalitsioonipartneritest räägime, siis nad on kõik pärnakad. Nad ei ole tulnud tegelikult gastroleerima. Ja kes siis soovib oma mandaati kasutada kuskil mujal, sellel on ju alati võimalus, aga pärnakad siin koha peal jätame selle keskvõimu ja jätame ka Tallinna pealinnana kõrvale. Ma näen ja siiralt usun, et nad on väga, väga südames pärnakad ja Pärnu ja pärnakate poolt. ma tegin väikse pausi. Jällegi väga hindan sinu entusiasmi ja optimismi. Jään mõningate koalitsioonipartnerite osas võib-olla siiski kaatlema. Tead siis ma ütlen niimoodi, ma võtan nüüd saatejuhtimise üle, ütlen, ole hea, kutsu mind või olge mõlemad head, kutsuge mind aasta pärast ja siis vaatame, et kas mu optimismil oli alust või siis äkki teie kartused olid põhjendatud ja analüüsime seda kohe niimoodi ausalt ja selgelt. Mina olen selleks väljakutseks valmis. Kohalik tasand on muidugi teine ka, just nimelt, kui see, mida sa nimetasid, et see keskne, et see on väga praktiline. Me teeme siin ikkagi kohalikke asju, just nimelt. Aga kui läbivalt, ja see ei ole mitte ainult Pärnu teema, eks ole, on öeldud, et maailmavaade ja ideoloogia ei puutu, kohalik puutub küll. See, kas me just nimelt märkame seda, et haavatavad sihtgrupid vajavad, ma ei tea, linnaruumi teadlikku kujundamist ja nii edasi. Kliimaeitus või kliimamuutus. Aga ma tahtsin hoopiski, ja tegelikult see ei olegi nii väga suunamuutus, aga kui me mõtleme nagu Pärnust kui väikesest sellisest ökosüsteemist või kultuurisüsteemist ja sa oled 4 aastat olnud volikogus, eks ju. Ja kas ma mäletan õigesti, et sa ütlesid, et sa kolisid tagasi Pärnusse 4 aastat või 5 aastat tagasi? No 5 aastat tagasi hakkasin tõsiselt mõtlema, siis sai ka kodu ostetud ja siis nüüd 4 aastat olen ikkagi hästi selgelt praktiliselt igapäevaselt siin olnud. Kuidas see nagu, kui sa mõtled tagasi näiteks ka selle 4 aasta peale, kas sa oled tajunud ka mingisugust muutust ka selles, kuidas ma ei tea, erinevad grupid oma vahel koostööd teevad, kuidas see kokkupuutepunkt on, mis meil siin toimub näiteks noortega, ettevõtjatega ja nii edasi, et kuidas sa oled näinud seda mingisugust kultuurilist, ma ei tea, ma ei tea öelda muutust otseselt, aga ka sellist toimimist? Ma olen seda tunnetanud eeskätt viimase võib-olla rohkem kui poole aasta jooksul ja täitsa tõsiselt tunnetasin seda sellel valimisperioodil ja imelik ka, kui ei oleks tunnetanud, sellepärast et ma olin ju aktiivselt selles valimistsüklis ja valimisperioodis sees. Meie enda valimisliidu Südamega Pärnu juurde tekkis noortekoda. Sellist asja, sellist luksust, ütleme otse, ei ole ju paljudel suurtel erakondadilgi ja mulle tõesti südames väga-väga suure armsa üllatusena ja suure rõõmuna selline noortekoda tekkis. Kohe on Pärnu noorte volikogu valimised, nemad toetasid meid, meie nüüd proovime neid toetada ja see andis mulle hea võimaluse tegelikult mitte kujutada endale ette, mida noored tahavad, vaid päriselt kuulda noortelt endalt, mida noored tahavad, millist Pärnut nad tahavad, mis on nende mõtted, nende küsimused, nende probleemid, aga ka nende lahendused. Mulle tohutult meeldib see, et
Huub on saanud Pärnus ka uue hingamise, eks ole, äge eelarvamusfestival toimus, erinevad toredad töötoad. Huubi rahvaga suhtlen ja Erik Hannusega väga-väga tihedalt. See on pannud rohkem märkama ja nägema. Olen ise ettevõtja, aga igapäevaselt ka külalislahkuse valdkonnas ma tõesti naudin Pärnut kui kultuurikuurorti ja selles mõttes ka nende teemadega kursis ka valimiste perioodil väga-väga tõsiselt võtsin endale fookusesse ja järjest on nüüd siin tulemas küll nii majandusfoorum, aga ka kultuuriinimeste kokkusaamine. Mul on väga hea meel, et seda, et mul on huvi, on pannud tähele ka need, kes kultuuri korraldavad, need, kes noorteüritusi korraldavad, nad kutsuvad aina tihemini ja ma hästi heal meelel lähen ja kuulan koha peal. Et mulle üldse ei sobi see mõte, et poliitik eest kõneleb midagi, millest tal tegelikult sissevaadet ei ole. Ma julgen täna öelda, et tänu noortele, meie oma noortele, mul on hea sissevaade noorte asjadesse, lähedastele kultuurikontaktidele ka sellesse sissevaade ja ma võin öelda, et ma näen sellist mõnusat, kas nüüd just uut sellist ärkamisaega, aga ma näen sellist entusiasmi ja see teeb mul meele rõõmsaks. Ja muide, kui noortest rääkida, siis need ei ole küll ametlikud andmed, aga kui ma pärast valimisi rääkisin valimisjaoskondades abiks olnud inimestega, siis nende tagasiside oli see, sel korral oli näha palju rohkem noori, kes tulid valima. Ja nad tulid jaoskondadesse kohale, mis tähendab, et ongi juba ka selles mõttes toimunud väikene muudatus. Et valimisprotsentki oli ju ligi 5% üldarvuna suurem kui 4 aastat tagasi ja mul on väike kahtlus, et selle protsendi tõstsidki üles noored, vähemalt Pärnus küll. Kristel, aga sina oled nüüd linnapeana ametis aasta, eks ole? Kehtiva koalitsioonilepingu kohaselt nii on. Okay, aasta on jube lühike aeg. Et kui palju sellest kõigest jõuab aastaga tehtud või vähemalt alustatud? Ma ei oska öelda, kui palju jõuab tehtud, aga kui palju jõuab alustatud, see on nüüd palju põnevam küsimus. Ma loodan, et päris paljud need asjad, mida me ikkagi koalitsioonilepingusse oleme nii-öelda selgete joontena kirja pannud, me suudame teele lükata. Ja ma ütlesin kogu aega valimiste aegsetes debattides, et 4 aastat üleüldse on väga lühikene aeg, see tsükkel on väga lühikene aeg, aga ma olen ka ettevõtluses hästi püüdnud proovida tabada seda pikka pilku või pikka vaadet. Et mitte ainult see taktika, vaid ikkagi pikem vaade, see strateegia, et mida me teeme, kuhu me peame jõudma ja milline võiks see kõik välja näha pikemas perspektiivis. Ükskõik siis, mida me planeerime või ette võtame, et siin linna planeeringust me juba rääkisime, aga täpselt samamoodi pikema vaatega tuleb vaadata mis tahes asju ja kui sul ei ole võimalik kõiki neid asju, kõiki häid ideid saavutada 4 aastaga, siis sa oled vähemalt lükanud need mõtted teele ja selles on juba omaette väärtus. Ja ma täitsa tõsiselt olen selline pikema planeerija fänn või pikemate visioonide fänn ja igal sammul püüan seda ka rõhutada, et meil peab olema pikk plaan. Me peame aru saama, et me ei tee seda lihtsalt ainult siin iseendale 4 või 5 aastaks, vaid ka meie järeltulevatele põlvedele, mida iganes me siis ka ei kujunda. Loomulikult on meil kiiresti lahendamist vajavaid asju. On see siis teeremont või see sama, eks ole, piirkiirus, millest me siin rääkisime, vaieldamatult ja neid saab teha märksa kiiremini. Aga kui me suurematest asjadest ja plaanidest räägime, siis selle aasta ajaga ma vähemalt omalt poolt püüan pingutada selle nimel, et kas või pikemad plaanid saavad teele lükatud. Olgu see siis seesama näiteks räägitud sild. See on ju selge, et 1 aastaga me seda silda, me saame tehtud, eks ole, projekti konkursi, aga me ei saa seda silda renoveeritud, restaureeritud siis 1 aastaga, aga käima saame selle protsessi ometi lükata ja teada, et me oleme vaadanud seda nii pika pilguga, et järgmised 50 aastat
me ei pea enam selle teema juurde tagasi tulema. Ma arvan, et see on hästi suur väärtus, mida saab aastaga teha. Aga rääkides pikast plaanist, ma ei tea, kuidas sulle tundub, meil on siin eelis või privileegis, me oleme Lauraga neid mõtteid nagu korduvalt põrgatanud, aga ka see mõte on meil siin mitu korda läbi kõlanud nendes saadetes, et Pärnut sageli nähakse või vaadatakse nagu mingi fassaadlinnana, eks ju, et tenniseväljak, Stefani rand, et jah, nüüd on mul hästi mitmes osas küsimus, aga võib-olla teilegi küsimus, lihtsalt mõtete põrgatamine, et kuidas või kas meil üldse on vaja jõuda sinna või hoida sellist Pärnut, et ta on ka sisu Pärnu, ta ei ole ainult fassaadi Pärnu, et Pärnu pole ainult spaad, Pärnu on ka kultuur, Pärnu on see, kus inimesed töötavad kõikide nende asjadega, millega nad töötavad igal pool mujal. Me ei ole ainult pediküür, maniküür, massaaž, eks ju. Hästi nõus. Jaa, et kuidas sulle tundub, kas me oleme nagu libisemas või liikumas endiselt sinna Pärnu spa, heaolu ja külalislahkus või on meil lootust ikkagi hoida ka sellist ma ei taha nagu vastandada seda sellist hoolitsus kultuuri ja sisukultuuri, aga ikkagi, et mulle tundub, et meid nähakse teinekord sellise pealiskaudse paigana, aga tegelikult me ei ole ainult seda, me ei ole ainult spaad. Kuidas me hoiame seda või kuidas me nagu näitame, et me ei ole ainult spaad? No ka Pärnu ei ole päris kindlasti pealiskaudne ja mul on selle üle samuti hea meel. Ma ilmselt olengi selline paadunud optimist, aga no tõesti. Pärnu DNA on olnud väga kaua kuurort ja seda me peaksime väga selgelt hoidma DNA-d kui sellist, ainult et kuurordi mõtet, tema sisu saame me ju ise laiendada. Jällegi teema, mida ma ka paljudes valimisdebattides rääkisin, on ju see, et kuurort saab sama hästi olla elukuurort, elamuskuurort, kultuurikuurort, kontserdikuurort, õpikuurort, ärikuurort, looduskuurort, lemmikloomakuurort, vot Laura istub sul lemmikloom süles, lemmikloomakuurort, mul on endal koerkudus. Lemmikloomakuurort kõlab mulle väga hästi. See on lastekuurort, see on eakate kuurort, väärikate kuurort. Ja see mõte ei ole enam võõras, sest vaadake kas või seda, mida praegult teeb Destination Pärnu. Väga kihvtilt, eks ole, juba täpselt samade nende mõistetega, kuurorti laiendamise mõistetega appelleerides ja luues sellist uut lugu, uut identiteeti, mis sisuliselt ta on ju see sama identiteet ja ta ei välista kuidagi moodi, et kui me räägime sellistest klassikalisest heaolukuurortist, siis ta ei välista mitte kuidagi ettevõtluskuurorti või ärikuurorti või konverentsikuurorti olemust või fookust, vaid vastupidi, me laiendame seda, me ei vastanda ja mulle väga meeldib praegult see, mida Destination eest võtab meie linna turundamisel ja vot sellega tahan ma ka kindlasti kohe edasi liikuda ja sellele tuge anda, et minu arust on see väga äge ja me liigume väga õiges suunas. Aga mis sa silmas pead, kui me räägime kultuurikuurortist, ärikuurortist, ettevõtluskuurortist, kogu see kontseptsioon? Aga meil on kõik see olemas. Meil on kõik olemas. Meil on tegelikult täna juba ju väga, võtke lahti kas või seesama Destinationi leht või Pärnu linnaleht, tõsi, siin ma teen ääremärkuse, Pärnu linna koduleht vajab täielikku uut restarti, see on hullumeelne süsteem, kus sa scrollid ja jäädki scrollima ja kui sa oled natukene nutikam, siis sa oskad märksõnadega paremini leida, ühesõnaga siin on meil valupunkt, mis tuleb ära lahendada, aga see on tehtav, see on nüüd lühikese perspektiivi asi, eks ole. Ei pea vaatama 50 aasta peale ette. Teeme selle korda, aga tegelikult meil on väga äge kultuuriprogramm juba täna. Vaadake, mis toimub kontserdimajas, vaadake, mis toimub ümber ka kontserdimaja, mis toimub meil teatris, mis toimub, võtame või kas või, eks ole, uuesti käima tõmmatult kultuuriklubi Tempel, ma võingi jääda neid nimesid ja nimetusi üles lugema, et
meil tegelikult käib täna juba vilgas kultuurielu, meil on lihtsalt vaja seda veelgi rohkem esile tõsta, meil on veelgi rohkem vaja pärnakani endani see info viia, sest et tihtipeale ma usun, teiegi olete mõelnud, et väga lahe üritus või kontsert oli, aga hops, see oli 2 päeva tagasi, et me ei teadnudki päris täpselt sellest. Et see infovahetus peaks olema kiirem ja samamoodi meil on ju siin ettevõtted ka täna juba, eks ole, me ju oleme siin ettevõtjad täpselt samamoodi nagu igas teises linnas. Üks on küll selge, et siia tarka ettevõtlust peame me veelgi enam meelitama ja siin mu meelest võluvõti on see, et kui me saame veel kiiremad ühendusteed ka teiste linnadega, siis siin elada ja tööd mujal teha on täiesti võimalik. Mõelge selle peale, et kui hakkab rong käima kiiresti niimoodi, et me saame 50 minutiga Tallinnast Pärnusse ja vastupidi, siis ma väga hästi tean, mida tähendab Tallinnas, elades kesklinnas, sõita näiteks Viimsisse. See on täpselt sama teekond, eks ole. Nii et selliste kiirete ühendustega me kindlasti loome sellele elukeskkonnale, mida meil on pakkuda inimestele veel suurt nagu väärtust juurde, inimesed tulevad siia elama ja siin tegelikult oma ka ettevõtlust arendama ja võib-olla on neil paaril korral nädalas vaja ainult teistesse linnadesse minna ja toimetada. Miks ma lihtsalt täpsustasin, on see, et vahel inimesed kuulevad sõna kuurort ja nad mõtlevad külalised, eks ju, et kui pärnakas kuuleb, et see on kultuurikuurort, et ma ise mõistan, millest sa räägid, aga et inimesele võib jääda mulje, et okei, et kultuur on külalistele ja eakatele külalistele on kõik mõeldud ja rand on külalistele ja äritegemine on külalistele. Mis sa silmas pead? Kui sa väga lihtsalt peaksid selgitama. Jaa, see on kõigepealt ikkagi pärnakate Pärnu. Ja vot see ongi nüüd see sama asi, mida ma väga hindan. Mul pärnakana siin on kõik need samad võimalused, mis on külalisel ja loomulikult rohkemgi veel, sest mul on need võimalused 365 päeva aastas. Ma võin rahulikult minna spaasse, ujulasse, parki, kontserdile, teatrisse ja nii edasi, eks ole. Et ma saan kõike seda tarbida ju igapäevaselt ja ma usun, et kui pärnakas nüüd mõtleb rahulikult selle üle, millises keskkonnas ta elab ja millised võimalused tal on ja see kõik on temast 10 minuti kaugusel, mitte tund aega kuskile sõita, siis see ongi juba väärtus omaette. Jah, rongiühendusega seotult ma loodan, et jälle teie koalitsioonipartneri ema ja aam ei pane siin jalga taha kesktasandilt, nemad ei ole kõige optimistlikumad selles osas. Tegelikult neil teemadel võiks hästi pikalt rääkima jääda, sest et ühelt poolt on see, et meil on kõik need võimalused olemas, et see info jõuaks pärnakani, et ta teaks ja oskaks kuhu minna ja teisalt on küsimus selles, et see oleks pärnaka jaoks ka nagu kättesaadav, eks ole, ja selles mõttes kättesaadav, et ta saaks seda endale lubada, aga siin seda ma pidasingi sellel silmas, et need jutuajamised lähevad meil siin väga teemasse ja rulluvad nagu üha suuremaks, et me ei suuda seda praegu ära katta, et mida me nüüd Pärnuga teeme, et Pärnu inimene teeniks keskmiselt nii palju ja suudaks seda kõike endale lubada. Et aga minu jaoks oli hästi huvitav üks päev, kuidas üks tuttav ütles, et Pärnut on turundatud alati kuurortlinnana, aga tegelikult Pärnu on tööstuslinn. Ja see oli minu jaoks, mul oli nagu vau, ma ei ole tegelikult selle peale kunagi niimoodi mõelnud, et tõepoolest Pärnus on hästi palju tööstust. Minu on ta mõlemad, ta ei ole üks ega teine. Aga kui vaadata majanduslikult, siis protsentuaalselt on nagu see kuurortlus nii-öelda väiksem kui tööstus. Nii tegelikult on ju kogu aeg ka niimoodi olnud. Jah, et see oli minu jaoks hästi huvitav, et see ongi see, kuidas need lood meis nagu talletuvad on ja et ma ei ole ise kunagi Pärnust nii mõelnud ja siis ma sidusin selle ära just nimelt nende valimisaegsete debattidega, kus üks väga suur teemavaldkond oligi tegelikult see, millal ma ei taha praegu pikalt peatuda, et kuidas me teeme Pärnaka nagu paremini hakkama saavaks ja jõukamaks ja kuidas me toome siia seda elu juurde just noore inimese näol ja see liigub omakorda edasi haridusse, kutseharidusse, kõrgharidusse ja nii edasi, et tahaks hästi loota, et me jõuame ka mingite edasiminekuteni selles vallas, aga mulle tundub, et meil hakkab aeg otsa saama, vaatan küsivalt Krisile otsa. Aga meil on alati, olenemata sellest, kui pikk on intervjuu või vestlus, on üks küsimus, mis kunagi ei muutu ja see on see, et kuidas sina rikastad Pärnut ja kuidas Pärnu rikastab sind?
no see, kuidas Pärnu mind rikastab, sellest me tegelikult juba rääkisime, et see ongi seesama, see on elukeskkond, parim elukeskkond planeedil Maa minu jaoks. Kuidas mina rikastan? Noh, ma püüan olla hea ja tubli pärnakas ja ma loodan, et no oleks imelik, kui ma seda ei ütleks, et järgmine aasta aega on minu võimalus teha midagi sellist, mille üle on pärast mul endal põhjust, kui mitte uhke, siis vähemalt rõõmus olla ja ma loodan, et kõigil linlastel ka. Ja no igal juhul lähed sa ajalukku Pärnu esimese naislinnapeana, mis on ju väga äge. Mis on väga äge. Aitäh sulle! Aitäh!